November on allahindluste kuu kogu maailmas. Algselt novembrikuu viimaseks reedeks planeeritud must reede ehk Black Friday on kasvanud pea terve kuu peale venitatud perioodiks. Eriti oluline on see periood just internetikaubamajade vaates, kus tellimine tõuseb kordades. Näiteks tolli poolt vaadatuna oli paar aastat tagasi deklaratsioonide arv aastas 500 000, nüüd on see kasvanud 6 korda. Kui me toome tolli seisukohast välja, siis me oleme iga-aastaselt selleks perioodiks ka väga valmis, sest alustatakse allahindlustega juba novembri keskpaigu, kui mitte algusest, ja siia lisandub ka jõulukingituste periood. Ehk tegelikult hästi palju korraga tellitakse ja hästi palju on meil vaja korraga kontrolle teha, et vaatame selle järgi, et võib pikeneda see järjekord. Tolli mure on eelkõige see, et inimesed tellivad odavat kaupa, mida tegelikult tellida ei tohiks. Just seoses selle musta reedega ja jõulude perioodiga ma tooks välja võib-olla siis sellist võltsingute mured ehk intellektuaalomandi rikkumisi, ehk inimesed otsivad sellised natuke odavamaid kaupu või mis meenutaks need originaalkaupu või mis võib-olla inimesed ei teagi, et need ei ole originaalkaubad, et need siis võltsingud. Ja teine meeletult suur valdkond on tooteohutusega seotud, ehk siis igasugused aksessuaarid, elektroonikakaubad, mänguasjad ja kõik muu, mis ei ole sellele kasutajale ohutu. No näiteks selline praeguse aja väga trendikas mänguasi on ka ikkagi võltsitud ja selles mõttes ka jõulude eel kindlasti neid väga palju tellitakse ja mis siis on nagu erilist ja millest ära tunneb, et käed on kuidagi ebaloomulikult siia pandud niimoodi ripuvad, originaalis ei peaks nii olema ja siin on ka sellised sokid näiteks ja ka see on võltsing. Muidugi kuulavad sinna veel erinevad kaubaartiklid, näiteks nagu kosmeetikatooted, milledel puudub Eesti müügiluba. Papagoitoidu pakendisse on lisatud hulgaliselt kanepiseemneid, et tolli eksitada. Teine pool on pettused, mis aga levivad juba täiesti läbi libamüüjate. Üks on see, et kui see hind, mida siis selle soodushinnana kuvatakse, tegelikult ei ole soodushind. Et lihtsalt kunstlikult on siis enne seda kampaaniat hinnad tõstetud kõrgemaks ja siis seda soodushinda kuvatakse kui väga soodsat pakkumist, kuigi tegelikult ta ei ole hinnaalandus iseenesest. Aga teine ja selline suurem probleem on see, kui selle musta reede ja selle novembri jooksul aktiveeruvad igasugused võib-olla liba e-poed ja eestlastele mitte tuntud poed, kes siis sotsiaalmeedias igal pool hästi aktiivselt reklaamivad ja kaubad on ilusad, allahindluse numbrid on väga suured. Siin ongi tarbijatel väga oluline välja uurida, kas sellel kaubamajal on korralikud aadressid, arverekvisiidid ja muud olulised andmed. Olgugi, et on must reede ja võib-olla mõned hinnad on väga-väga soodsad, siis kui nende kampaaniate käigus tarbijad midagi ostavad, et nad teaksid, et neil tegelikult on täpselt samasugused õigused nagu muidu. Ehk et õigus kaubast loobuda, see 14 päeva jooksul tagasi saata, kui selle kaubal hiljem ilmnevad mingid puudused, siis samuti on müüja vastutav, et see, et hind on väga tugevalt alandatud, ei võta ära tarbija õigusi. Selle aasta algusest on politseis registreeritud 473 internetiga seotud kelmusjuhtumit. Rahaliselt on kliendid kaotanud üle 1,2 miljoni euro.